Ta on karjunud ja raevutsenud ning just nii paljastas ta kõik. Isegi Putin tunnistab seda. Venemaa jaoks on kõik läbi. Midagi suurt on praegu riigis juhtumas, sest karmid statistilised andmed näitavad, et Venemaa ei taastu järgmise 100 aasta jooksul. Vene majandus on täiesti põhjas. Vabanduste otsimine on lihtsalt hale. Ja mis kõige hullem, isegi Ukraina sõja lõpp ei päästa Venemaad sellest finantskuristikust, kuhu tema juht on riigi viinud. Vladimir Putin on just avalikustanud selle, mida Kreml on aastaid üritanud varjata. Ja ta tegi seda kõige putinlikumal moel, juhtis probleemile tähelepanu ja käitus siis, nagu tal poleks sellega mingit pistmist. Statistika näitab, et majanduskasv on kahjuks juba 2 kuud järjest langenud. Kokkuvõttes kahanes SKP jaanuarist veebruarini 1,8%, teatas Putin majandusküsimuste arutelul Interfaxi andmetel. Venemaa president lisas, et töötlev tööstus ja tööstustoodang üldiselt, samuti selline süsteemselt oluline sektor nagu ehitus, said kahju. Lõpuks on Putin tunnistanud sõja mõju, mille ta ise algatas oma riigile. Tõsi, ta tunnistas ainult 2026 aasta esimese 2 kuu mõju. Putin oli kummaliselt vaikne selle üle, et Venemaa SKP ehk sisemajanduse koguprodukt kasvas 2025 aastal vaid 1% pärast 2 aastat, mil kasv ületas 4% ning 2024 aastal oli see peaaegu 5%. Aga ka väiksed sammud on sammud, isegi kui Putin teeb vaikimisi mööndusi. Lõppude lõpuks on SKP kahanemine selle sõjamajanduse tulemus, mille Putin lõi. Ja me hakkame mõne minuti pärast selgitama kõiki neid mõjusid, mida see konkreetne Putini otsus Venemaale avaldab. Kõigepealt peamised statistilised näitajad. See 1,8% kahanemine, mida Putin mainib jaanuaris ja veebruaris, tähendab, et Venemaa SKP oli 1,8% madalam kui samadel kuudel 2025 aastal. Pea meeles, mida me just rääkisime selle aasta aeglasest SKP kasvust, ja sa mõistad, et see on Venemaale palju kahjulikum kui esmapilgul paistab. Venemaa SKP on selges languses ja see ei lähe eriti paremaks. Ukraina teatab täna, et Venemaa keskpank prognoosib esimeseks kvartaliks SKP kasvu 1,6%. Hei, see on ju edasiminek, eks? Võib-olla mitte. Nagu Venemaa Teaduste Akadeemia ütleb, toimub 2026 aasta esimeses kvartalis tegelikult eelmise aastaga võrreldes 1,5% langus. Keegi üritab numbreid ilustada. Miks küll peaks Venemaa keskpank olema huvitatud Putini rahustamisest, väites, et kasv on tulemas? Jätame selle küsimuse teie enda mõtiskleda. Tulles tagasi Putini kommentaaride juurde, kas ta tuli välja mingi geniaalse plaaniga Venemaa SKP vabalanguse peatamiseks? Loomulikult mitte. Venemaa president ei tunnistanud isegi seda, et võib-olla, just võib-olla on majanduslik olukord Venemaal selline, nagu see on, kuna ta alustas Ukraina sissetungi, mis on kestnud üle 4 aasta ja jätkub siiani. Ootan täna üksikasjalikke aruandeid praeguse majandusolukorra kohta ja selgitusi, miks makromajanduslike näitajate trajektoor on praegu ootustest madalam. Veelgi enam, mitte ainult ekspertide ja analüütikute ootustest madalam, vaid ka valitsuse enda prognoosidest ja Venemaa keskpanga omadest, kuulutas Putin kohtumise ajal. Võib ainult imestada, mida need aruanded öelda võivad. Väga julge Vene majandusteadlane või ehk mõni Swifti, kes ei suuda vastu panna kiusatusele öelda, sina oled probleem, Putin, see oled sina. Putin võib mugavalt teeselda, et tal pole Venemaa olukorraga midagi pistmist, kuid ta on otsustanud ka, et nüüd on aeg käituda nii, nagu Venemaa majanduses oleks midagi head. Enesepettus muutus kohtumise ajal väga tõsiseks, kui Putin teatas, et tema ümber olevad eksperdid on viidanud kalendrile kui ühele põhjusele, miks Venemaa majandus 2025 aasta 2 esimesel kuul nii tugevalt kahanes. Selle aasta jaanuaris oli 2 tööpäeva vähem kui eelmisel aastal ja veebruaris oli 1 tööpäev vähem, ütles Putin. Tal on õigus, aga tõesti Putin. 3 tööpäeva kaotus on piisav, et põhjustada 1,8% SKP languse. Kui see on nii, siis miks teised riigid kasvavad? Suurbritannia, mis ise pole just suurepärases majanduslikus seisus, registreeris jaanuaris 0,1% reaalse SKP kasvu ja veebruaris 0,5% kasvu. All küll suurepärased näitajad, kuid arvestades, et Jaapan, USA ja 7 riigi rühm tervikuna näitavad kasvu vahemikus 0,1 kuni 0,3%, on see kooskõlas sellega, mida näeme mujal maailmas. Kuid Venemaa majandus kahanes 1,8%. Kas Putin üritab väita, et teistel riikidel olid kuidagi maagiliselt need 3 lisatööpäeva, millest Venemaa ilma jäi? Kalendri süüdistamine tundub nõrga vabandusena ja see pole kindlasti piisav, et seletada neid numbreid, mis praegu Venemaalt tulevad. Putin tõi välja ka Venemaa madala tööpuuduse määra kui veel ühe positiivse näite. Praegu on tööpuudus 2,1%. See näitab muuhulgas, et meie tööturg on muutumas ja paindlik. Platvormipõhised tööhõivevormid arenevad, ütles Putin oma kohtumisel.
2,1% tööpuudus on kindlasti muljetavaldav, vähemalt pealtnäha. Kuid Putini numbritega on mõned probleemid, mis näitavad, et isegi see madal näitaja ei ole tegelikult see positiivne näitaja, milleks Putin seda esitleb. Esiteks ei tea me, kui täpne see näitaja tegelikult on. 10. jaanuari artiklis teatas Eurasia Review majandusteadlane Valentin Katasanovi väidetest, kelle sõnul ei kajasta 2,1% või jaanuaris olnud 2,2% näitaja kaugeltki kogu Venemaa tööpuuduse ulatust. See protsent ei hõlma kedagi, kes ei ole end ametlikult töötuna registreerinud. See ei arvesta ka neid, kes on küll ametlikult tööl, kuid kellel pole tegeliku täiskohaga tööd, sest nende tööpäevi on vähendatud või ettevõtted on nad töö puudumise tõttu sundpuhkusele saatnud. Katasanov ütleb, et kui neid asjaolusid arvesse võtta, siis Venemaa töötuse määr tõenäoliselt kahekordistub. Nii et see roosiline pilt, mida Putin selles valdkonnas maalida püüab, ei vasta tegelikkusele. Mida muud Venemaa liidrilt oodata? Aga oletame, et võtame Putini 2,1% töötuse määra tõe pähe. Isegi kui see on tõsi, on see veel üks näide sellest, kuidas Putin ise ennast paljastab. See, mida Putin püüab näidata Venemaa majandusele hea asjana, on tegelikult märk sellest, et riigis on tööjõukriis. Pea meeles, et Venemaa on riik, mille kohta Ukraina väidab, et pärast Putini sissetungi algust on kandnud üle 1,3 miljoni inimkaotuse. See on väga palju inimesi, peamiselt mehi, kes on lihtsalt Venemaa tööjõuturult kadunud. Ja nagu märgib Ameerika välispoliitika nõukogu, alustas Venemaa Putini sõda juba tõsiste demograafiliste ja tööjõuprobleemidega. Venemaa jaoks on nende probleemide lahendamiseks kõige optimistlikum stsenaarium tuua igal aastal sisse 550 000 migranti, et lihtsalt peatada rahvastiku vähenemine. Ja see on enne sõjavala arvestamist. Tööjõupuuduse probleemid hakkasid juba 2024 aastal selgelt ilmnema. Nõukogu sõnul oli just see aasta, kui Venemaa tööportaal Superjob teatas, et 73% riigi ettevõtetest oli tööjõupuuduses. Kui liikuda edasi 16. aprilli juurde, siis Moscow Timesi andmetel hoiatab Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiulina, et Venemaa ettevõtted on sunnitud palku tõstma, et konkureerida töötajate pärast tööturul, kus lihtsalt ei ole piisavalt valikuid. Need kõrgemad palgad suurendavad nende ettevõtete tootmiskulusid, mis tekitab tarbijatele hinnatõuse. Töötajate puudus Venemaal on nüüd peamine oht hinnastabiilsusele riigis. Nii et võib-olla ei ole 2,1% töötuse määr nii hea, nagu Putin väidab. Tegelikult näib see tähendavat, et Putin ei ole leidnud lahendust tööjõupuuduse probleemile, mis on kestnud juba aastaid. Kui üldse midagi, siis on ta selle probleemi hullemaks teinud, sõda pidades, mis selle lõpuks on Venemaale maksnud miljoneid potentsiaalseid töötajaid. See oli nüüd Venemaa majanduse positiivne pool, aga tegelikult ei paista ükski neist eriti hea, hoolimata Putini ilustamisest. Aga nüüd läheb asi tõsiseks. Venemaa tegelik probleem on see, et mitmed tema majandussektorid on praegu aktiivses vabalanguses ja Putin ei saa selle vastu suurt midagi teha. Aga enne kui selleni jõuame, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate sellest videost väärtuslikku teavet, siis tellige kanal, et ei jääks meie analüüsidest ilma. Venemaal on tõsised majandusprobleemid. Me teame, et olete seda varem kuulnud, tõenäoliselt just sellelt kanalilt. Aga see, mida me praegu näeme, on 4 aasta jooksul tehtud Putini kohutavate otsuste ahelreaktsioon, mis viib Venemaa finantskuristikku, kus tal ei õnnestu enam välja ronida. Alustame ärilise aktiivsusega. Ukraina. Täna, mis jagab infot Moscow Timesi kaudu, teatas, et Venemaa keskpanga ettevõtlusmonitooring on näidanud, et ärilise aktiivsuse kasv Venemaal on languses. Kasutades oma ärikliimaindeksit ehk BCI-d, kus iga number üle nulli näitab kasvu ja iga number alla nulli näitab langust, langes Venemaa BCI jaanuari 0,2-lt veebruaris -0,1-le. Parimal juhul võiksime seda nimetada stagnatsiooniks ja sealt edasi läheb asi ainult hullemaks. Keskpank on samuti registreerinud järsu äritulude languse enamikes Venemaa tööstusharudes 2026 aasta esimeses kvartalis ning see langus on iga mööduva kuuga süvenenud. The New Voice of Ukraine toob välja veel statistikat, mis rõhutab Venemaa tööstusega seotud probleemide ulatust. Ehitus, mis on pikka aega olnud Venemaa siseriikliku majanduse tugisammas, nägi jaanuaris toodangu 16% langust võrreldes eelmise aastaga. Veebruaris toimus täiendav 14% langus, mis on tõenäoliselt tingitud sellest, et põhikapitali investeeringud langesid 2025 aasta 4. kvartalis 5,3%. Töötleva tööstuse toodang Venemaal langes 2026 aasta 2 esimese kuu jooksul võrreldes eelmise aastaga 2,9%. Venemaa kaubaveo kaubakäive kukkus veebruaris järsult, langedes 430,3 miljardi tonn-kilomeetrini, mis on madalaim tase alates 2020 aastast, mil oli COVID-pandeemia kõrgpunkt. Ja kaubandus Venemaal on samuti paigal ning palgakasv hakkab aeglustuma. Veebruaris oli see 8% võrreldes kogu 2025 aasta 13,5%-ga. Kõik see näitab meile, et Venemaa ettevõtetel on raskusi.
juba niigi tohutu tööjõupuudusega silmitsi seistes kaotavad nad nüüd raha väga kiiresti, mis tähendab, et nad ei saa enam pakkuda nii kõrgeid palku nagu varem. Me näeme juba, kuidas võetakse kasutusele meeleheitlikke meetmeid selle kõige kompenseerimiseks. Mitmed tehased Venemaal lähevad üle 3-päevastele töönädalatele, teatas United24 Media 30. märtsil. Nende hulgas on IZ Cartex, mis on kaevandusekskavaatorite tehas ja on juba pannud 38% oma töötajatest lühendatud tööajale. Ainult Leningradis on väljaande sõnul 8 ettevõtet pidanud tootmise täielikult peatama ning veel 16 on oma töögraafikuid kärpinud. Ka Venemaa autotööstus seisab silmitsi selliste probleemidega. Avtovaz ja Kamaz, mis on Venemaa 2 suurimat sõidukitootjat, on pidanud vastavalt tootmise peatama ja tööaega vähendama. Kamaz on läinud üle 4-päevasele töönädalale, korrates samasugust sammu, mille ta tegi 2025 aasta suvel, kui Venemaa sõidukite müük kokku kukkus. Juba novembris teatas Venemaa tankitootja Uralvagonsavod massilistest koondamistest, mille tulemusena vähenes mõnes selle üksuses töötajate arv 50% võrra. Need ei ole sammud, mida terved ettevõtted teeksid. Need on sammud, mida ettevõtted hakkavad tegema siis, kui nad ei saa tellimusi, mida neil on vaja maksevõimelisena püsida, liikudes vältimatu kokkuvarisemise poole. Ja veelgi laiemal tasandil avaldavad need äriprobleemid mõju Venemaa föderaaleelarvele. Venemaa on oma nafta- ja gaasiväliseid ettevõtteid surnuks maksustanud. Käibemaksu on tõstetud, samuti aktsiisi ja mitmeid teisi makse. Kõigest hoolimata suutis Venemaa 2026 aasta esimeses kvartalis saada oma energiasektoriga mitte seotud ettevõtetelt vaid umbes 7% rohkem tulu. Ja seda ajal, kui Venemaa föderaaleelarve kulutused kasvasid 17% võrra. Tulemus: 4,58 triljoni rubla ehk 60 miljardi dollari suurune eelarve puudujääk ajal, mil Venemaa kulutab sadu miljardeid dollareid sõjale Ukrainas. Me mainisime just naftat ja gaasi. Energia on Venemaa majanduse nurgakivi. Oxfordi Energiainstituut ütleb, et Venemaa nafta- ja gaasiettevõtete tuludelt kogutavad maksud moodustavad tavaliselt 30–50% föderaalse eelarve tuludest, kusjuures kogu energiasektor annab 20% Venemaa SKP-st. Nendest protsentidest võime järeldada, et tugev energiasektor tähendab tavaliselt Venemaal häid majanduslikke tingimusi. Aga nõrk energiasektor, see on juba probleem. Ja see on veel üks probleem, millest teatab ka Venemaa ise. 8. aprilli pressiteates teatas Venemaa rahandusministeerium, et föderaalse eelarve tulud 2026 aasta esimeses kvartalis olid 8,2% madalamad kui samal perioodil 2025 aastal. Mitte energeetikaettevõtete maksustamisest saadud 7,1% kasv ei olnud kaugeltki piisav, et kompenseerida nafta- ja gaasitulude puudujääki, sest neist saadud tulud olid 45,4% madalamad kui 2025 aastal. Selle puudujäägi põhjuseks peeti madalamaid naftahindu ning energiast saadud raha vähenemine on viinud ka selleni, et Venemaa peatas kulla- ja valuutatehingud kuni 1. juulini. Seegi operatsiooni eepiline raev tulemused ei aita Venemaad nii palju, kui need peaksid. Kui USA alustas oma operatsiooni Iraani vastu, blokeeris Iraani režiim Hormuzi väina. USA on sellest ajast peale blokeerinud Iraani sadamad ja töötab selle nimel, et liiklus sellel olulisel veeteel taas käima saada. Selle põhjustatud probleem seisneb selles, et umbes 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist liigub igal aastal läbi Hormuzi väina. Blokaadid tähendavad, et nafta ja gaasi liikumist ei toimu ning see on põhjustanud hinnašokke üle kogu maailma. Nafta hind on suure osa operatsiooni Epic Fury ajal püsinud umbes $100 juures barreli kohta ning Venemaa on suutnud seda ära kasutada. Isegi allahindlusega müües on Venemaa suutnud saada iga varilaevastiku transporditava barreli eest rohkem raha, sest Pärsia lahe piirkonnas tuleb vähem naftat. 9. aprillil teatas Reuters, et Venemaa peamise naftamaksu tulud kahekordistuvad aprillis $9 miljardi kõik tänu olukorrale Lähis-Idas. See on Venemaa jaoks helge hetk, kuid see ei kesta kaua. Kui USA ja Iraan suudavad jõuda mingisuguse kokkuleppeni, mis viib Hormuzi väina taasavamiseni, langevad naftahinnad ning Venemaa satub taas olukorda, kus sanktsioonid ja Ukraina rünnakud tema naftarajatistele põhjustavad nafta- ja gaasitulude vähenemist. Kui kõik need majandusprobleemid kuhjuvad, on parim, millele Venemaa loota saab, lühiajalised tõusud, mida põhjustavad olukorrad, mis ei ole tema otsese kontrolli all. Niipea kui need olukorrad lahenevad, satub Venemaa kohe tagasi probleemide tsooni. CMASF, mis on Venemaa mõttekoda, märgib, et praegune naftasituatsioon on sisuliselt plaastri panemine haigutavale haavale. Isegi kui nad tõstsid oma prognoose Urali toornafta ekspordihinna kohta $81,6 barreli eest, ütlevad nad, et see kiirendaks Venemaa majanduskasvu 2026 aastaks vaid 0,5% võrra ning kogukasv ei ületaks kokku 1,3%. Ja see on Venemaa jaoks optimistlik stsenaarium, arvestades, et kõik märgid viitavad praegu sellele, et 2026 aastal satub Venemaa majanduslangusesse. Vladimir Putin kutsub üles lahendusi leidma.
Sellest pole aga eriti kasu, kui just Vladimir Putin ise on kõige selle juurpõhjus. Intressimäärad Venemaal püsivad kõrgel ning keskpank ütleb, et ei kavatse neid niipea märkimisväärselt langetada. Investeeringud Venemaa ettevõtetesse langesid 2025 aastal 2,3% ning Venemaa majandusarengu ministeerium usub, et 2026 aastal on oodata uut langust. Lisaks investeerivad Venemaa ettevõtetesse ainult need ettevõtted ise. Aga mis juhtub siis, kui need ettevõtted ei teeni kasumit? Nad investeerivad vähem, mis tähendab, et nad ei kasva ning see toob kaasa veelgi rohkem raskusi Venemaa majandusele. Venemaale ei tule mingit leevendust ega kiirenemist, mis viiks majanduse taastumiseni. Kõik, mida Vladimir Putin on loonud, on probleemide mägi, mis on viinud Venemaa surmaspiraali. Ja ainus viis, kuidas Venemaal on üldse mingigi võimalus sellest spiraalist pääseda, on teha seda ühte asja, mida Vladimir Putin kunagi ei tee. Lõpetada Ukraina sõda. Kuid isegi see ei pruugi Venemaad praeguses olukorras päästa. Moscow Timesis avaldatud arvamusloos märgivad Vassili Burov, kes on Estantolabi konsultatsioonifirma direktor, ja Andrei Jakovlev, kes on Harvardi ülikooli Taavise keskuse teadur, et Venemaa majandusprobleemid algasid juba ammu enne seda, kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi. Venemaa valis kahurid või asemel juba ammu enne aastat 2022, kirjutavad autorid, märkides, et Vladimir Putin on aastaid koondanud Venemaa võimu ja ressursid regionaalsete eliitide, Kremli lähikondsete ja suurte ettevõtete kätte. See tähendab, et juba enne Ukraina sõja algust ei jäänud väikestele tegijatele suurt midagi jagada ja nüüd on seda veelgi vähem. Venemaa on krooniliselt alainvesteerinud sotsiaalteenustesse ja taristusse. Venemaal toimub sõda ka riigi sees, kuna rikkuse koondumine Moskvasse viib vaesuseni teistes piirkondades. Burov ja Kovlevi sõnul on see nüüd teadlik otsus, sest see annab Putinile hulgaliselt värvatavaid tema armeesse. Kuid tegelikkus on see, et lõhed, mis on Putini Ukraina sissetungi järel teravalt esile tõusnud, on eksisteerinud ja kuhjunud aastaid. Need ei kao ka siis, kui sõda lõpeb. See ongi Putini kogu süsteem. Kogu rikkus tippu ja lase ülejäänud Venemaal hääbuda. Igasugune usaldus, mis ettevõtjatel võis olla Vene riigi vastu, kadus juba ammu. Kui üldse midagi, siis Ukraina sõja lõpp ainult kinnistaks Putini loodud status quo'd. Türanlik hullumeelne, keda huvitab ainult enda rikastamine, samal ajal kui tema riik põleb, ei ole see mees, kellelt otsida lahendusi majandusprobleemidele, mille ta ise on põhjustanud. Venemaal ei ole enam lootust jäänud. Ees ootab vaid järjest süvenev majanduslik allakäik. Isegi kui Ukraina sõda lõpeb, jäävad kõik probleemid, millele oleme tähelepanu juhtinud, alles. Ja seni, kuni Putin ja tema sõbrad muutuvad aina rikkamaks, ei ole neil mingit motivatsiooni ülejäänud riigi olukorda parandada. Mis on siis see lõplik lahendus, mille Putin on palunud riigi majandusteadlastel välja mõelda? Nad ei ütle talle seda kunagi, aga see on Putini enda eemaldamine. See ei juhtu ja see tähendab, et Venemaa ei suuda isegi taastumise märke näidata enne, kui Putin sureb. Kremli sees valitseb selle kõige pärast palju paanikat ja samuti on palju paanikat selle üle, kui halvasti Venemaal Ukrainas rindel läheb. Kui Putin tõmbub üha sügavamale oma illusoorsesse isolatsiooni, paljastab Ukraina strateegia Venemaa sõjaväe nõrkusi, mis panevad mõned Kremli sees häirekella lööma. Saate sellest rohkem teada meie videos. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et olla kursis meie kajastusega Putini sõjast ja selle mõjust Venemaale. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!